Eesti koondis annab 1927. aastal hea lahingu rootslastele, kaotades võõrsil 1-3. 2 päeva hiljem alistavad eestlased Tallinna linnameeskonna nime all Örebroos ja Westmanland Närke piirkonna koondist omakorda 3-1. Võidule lisab jumet, et kaotajad võitsid paar nädalat tagasi Rootsi meistrit Göteborgi Kaisi 2-1. Rootsi spordileht Idrottsbladet kujutab karikatuuril eestlasi hiiglastena, kes peavad mängima lühikesekasvuliste väljaku peremeeste vastu ega hoia kiidusõnu kokku. Võit Örebroos annab Dagens Nyheterile võimaluse kinnitada, et eestlased mängisid nagu mõni Rootsi meistriliiga klubi. Vaheajal esitab orkester 2500 pealtvaatajale muuhulgas laule nagu Eestimaa mu isamaa ja Isamaa ilu hoieldes. Rootslaste tähtmängija Rudolf Kokk arvab, et Eesti tase ületab Soome oma. Ta nimetab Arnold Pihlakut Eesti-Rootsi maavõistluse parimaks ründajaks ja nimetab teda Kesk-Euroopa selleaegse staari austerlase Joosif Uridili täiendatud väljaandeks, kuid lisab, et Pihlak driblab liiga palju. Rootsi ajakirjandus ristib Pihlaku Eesti kahuriks. Tõeliseks täheks tõuseb rootslaste silmis aga meie väravavaht Evald Tipner, keda üksmeelselt ülistatakse. Eesti spordileht summeerib Rootsis kuuldu Tipneri kohta ja kõlama jäävad hinnangud nagu klass omaette, parim mees väljakul, üle hariliku rahvusvahelise mõõdupuu, fenomen, elastne, magneetiliste kätega, mängis grandioosselt, üllatas publikut ja eksperte. Idrottsbladet nimetab Tipneri suur väravavahiks internatsionaalsest klassist ja Eesti meeskonna staariks, täheks number 1. Täht number 2 on Pihlak. Tipner ise meenutab 9 aastat hiljem, et see oli tema hiilgavaim mäng ja Rootsi lehtede kiitusel polnud otsa ega äärt.